et me ei saa üle ega ümber rahast mitte kunagi. Et ma arvan, et hinnastamine on üks tähtsamaid elemente, mis kinnisvara puhul siis on, tasuks arvesse võtta. Et tihtipeale omanikud kipuvad müüma oma kinnisvara liiga kallilt või liiga odavalt. Et enne kui siis nagu oma kodu müüki panna, tasuks, ma isiklikult peaks nõu muidugi spetsialistiga, et see hind nagu paika saada. Sellepärast, et see hind, mis sul on ka vees üleval, ei pruugi olla ju tegelik tehinguhind. Üheks oluliseks asjaks on ka pildistamine. Et tihtipeale me oleme näinud olukordi, kus nagu omanikud on pannud oma kulutusi ülesse portaalidesse ning tulenevalt oma piltide kvaliteedist on nad siis suutnud luua, väärtuse korterile, mis võiks olla 100 000, kuskil 85 000. Et kindlasti tasuks siis palgata endale kas profifotograaf ning võimalusega videograaf. Et kinnisvara müümisel on üldiselt optimaalne müügiperiood kuskil 6 nädalat. Kui omanik hakkab ise seda kinnisvara müüma, siis tasub arvestada sellega, et sa võtad sisuliselt juurde endale teise täiskohaga töö. Põhjendused, et ma ei saa minna seda objekti näitama täna ega homme või ülehomme, ei ole ostjale piisavad. Selles mõttes, et tasub mõelda, et kas sa siis palkad endale maakleri, kes tegutseb täisajaga müümisel või sa proovid ise müüa. Me kõik ei ole ju maailmas sündinud müügimehed ja kinnisvara müümine ei eeldagi seda, et sa oled maailma parim müügimees. See tähendab seda, et me suudame ostjaga mõistlikul määral suhelda. Mida siis omakorda tähendab? See tähendab seda, et me suudame pidada läbirääkimisi. Me suudame pidada läbirääkimisi hinnas või muude tööde osas. Näiteks, et kui inimene tuleb sinu juurde, ma saan talle pakkuda, me läheme tehingusse juhul, kui näiteks värvin selle seina sealt ära. Juhul, kui me tuleme natuke hinnast alla. Tihtipeale inimesed tulevad oma päevatöölt, mõtted mujal, tuleb keegi seda korterit maja vaatama, kas sa tahad või ei taha, et hind on siukene. Et pigem see suhtlus on ikkagi see, mida võiks teha professionaalne inimene, aga samas, kui sa oled ise hea müügiinimene, sa võid seda ise ka proovida. Rääkides dokumentidest ja kinnisvarast on see tihtipeale üks tohuvapohu. Tihtipeale inimesed nad ise ka ei tea, kus nad reaalselt elavad. Kas mul selle korteril majal on kasutusluba, kas mul on kõik parendustööd või rekonstrueerimistööd dokumenteeritud. Ning kahjuks me tihtipeale saame seda teada alles hetkene tehingut, kus on sul leitud kinnisvarale ostja, ta on valmis seda läbi panga ostma, aga pank ütleb sulle ei, kuule, sul on dokumendid puudulikud. Mis see siis tegelikult tähendab? Sa pead hakkama kogu protsessiga uuesti pihta ja sa võid kaotada kuid, halvemal juhul ka aastaid. Ning kokkuvõtlikult, mida ma soovitan teha, on siis see, et enne müügi alustamist vaata või lase vaadata enda kodu nagu kriitilise pilguga üle. See, mis on nagu sinu jaoks okei, ei pruugi olla kellegi teise jaoks okei. Varjatud puudused on sellised puudused, mida omanik ja ostja oma silmaga ei näe. Varjatud puudus võib olla sul väga-väga tüütu naaber, võib olla sul korrast ära küttesüsteem, võib olla mingi veeleke, võib olla mingi puudus, mis tuleneb siis looduslikest iseärasustest. Näiteks majade puhul võib olla hästi kõrge sadevesi, läheb vundamendi alla ja nii edasi. Et need puudused on varjatud, nagu ma ütlesin, kuna me neid ei näe. Ja varjatud puudused on tihtipeale ka sellised, mida isegi omanik ei tea, et minu jaoks on okei, et kui mul on põrand 15 kraadi talvel eramajas, ma panen sokid jalga, plätud jalga, mul on okei kõndida. Müün maja maha, küsitakse, et kuule, miks sul põrandad külmad on. Et samamoodi, nagu me rääkisime ka dokumentatsioonist, tasuks see maja vaadata üle kriitilise pilguga, kas meil võivad olla mingid puudused või mitte. See, et meil varjatud puudused on, see ei tähenda seda, et see maja või korter jääb müümata. Need puudused oleks vaja lihtsalt enne müügitehingut tuua välja, siis ostja saab aru, mida ta täpselt ostab. Nii et kokkuvõtlikult ma arvan, et me võime ju olla suutelised oma kinnisvara ise müüma, aga see eeldab seda, et me teeksime kõiki nagu eelpool mainitud asju korraga, korrektselt. Me teame, mis on varjatud puudused, meil on dokumentatsioon korras, me teeme head pildid, me hinnastame õigesti ja me peame ka normaalsel tasemel läbirääkimisi. Et kui meil nagu üks nendest asjadest kukub sealt ära, siis nagu tasuks mõelda, kas ma saan selle müügiga ise hakkama või mitte.